hommikust! Tere hommikust! Olen Triinu ja tahtsin sulle jagada seda kohta, mis on siis järgmisena tulemas, mida siis minu mina on juba ammu valmis. Ja nüüd ma nagu teen selle ära, sellepärast et ma olen iseenda nagu kasvatanud täna siia kohta. Ja kuna ma igapäevaselt tegelen inimestega, kellel on ärevus, kellel on paha olla, siis ma lihtsalt teen seda täna suuremalt, sest väga paljud inimesed, keda ma aitan, siis nende sees ongi see koht, et kus nad on selles kannatuses ja nad ei näe suuremat pilti. Ja see tähendab seda, et terve, õnnelik ja rikas mina on sinu sünniõigus. Ja selleks on minul igatahes juba ammu tuli see mõte, aga nüüd ma teen selle ära. Sellepärast, et kui minul ei ole mingisugust ärevust, ma ei tea enam depressioonist midagi, ma käin ja toimetan ja tunnen hästi nagu sellist rahutunnet, õnnetunnet, kõik on voolus. Kui midagi ei ole, siis kohe saan aru. Aga inimesed on täna just selles kohas, kus nad ei saa aru, mida universum peegeldab. Ja selleks on siis minu seest juba ammu kasvanud, et me teeme selle kogukonna. Sellepärast, et siis see lihtsustaks seda kohta, et ma ei peaks enam üks ühele, vaid me saaksime kõik koos kasvada. Ja selle kogukonna nimi ongi terve, õnnelik ja rikas mina. Sellepärast, et miks inimesed on täna oma näiteks kas mis iganes, kas mingi nagu kas tervisega hädas või siis selles mõttes oma julgusega hädas, siis seal taga on kogu aeg mingid programmid meil alateadvuses ja inimesed ei näe nagu seda suuremat pilti, et kes ma olen ja miks ma olen ja mis mul tuleb teha, et kuna ma vastan igapäevaselt nendele küsimustele ja teen sessioone, siis teeme seda koos. Teeme seda kõik koos, sest see annab mulle rohkem ressurssi, aidata rohkem inimesi ja mul on mida jagada, sest ma arvan, et täna ei peaks küll enam keegi olema selles vanas mustris, kus inimene siis teeb seda, mida ta ei taha, vaid sa saad aru, et sul on võimalik täna ennast sealt välja tuua ja hakata tegelema oma alateadlike programmidega. Aga kui sinu teadlik teadvus ei ole veel seal nii kaugel, et mis asja ma teen, et kui sa tead ainult seda programmi, et ma lähen tööle ja teen seda tööd, aga sinu hing karjub, sinu keha karjub. See tähendab seda, et sa ei ole avanud oma potentsiaali. Sa ei ole avanud oma potentsiaali ja selle taga on hästi palju turvatundeprogramme, häbiprogramme, valed rahauskumused ja siis inimene on seal kinni. Nii et kõigile, keda huvitab just see koht, et nad ei taha enam olla selles kohas, kus sa nagu, mis ei arenda sind edasi, et sa oled tööl ja sa oled seal sellepärast, et saada raha, aga sinu hing sees on väga kurb, väga kurb. Sest mina olen seal olnud, ma tean väga hästi, milliseks muutub inimene, kes teeb tööd, mida ta tegelikult võib-olla on õppinud, aga hing tahaks midagi muud teha. Ja ka samas on see koht, et inimene ei tea, mida ta tahab, sellepärast, et ta on nii lukus. Ta on nii lukus ja sellepärast see kogukond tulebki. Sellepärast, et näidata inimestele, mis on võimalik. Mul tuleb kohe see koht endal ülesse, kus ma selles mõttes mäletan
mäletan, kui ma olin voodis ja ma mõtlesin, et issakene, kes näitaks mulle, mis on võimalik. Ja ma tegin selle taotluse otsuse, näita universum, mis on võimalik mulle. Ja kui ta hakkas näitama mulle neid inimesi, neid kogukondasid, kus mina olen käinud läbi, et täna olla siin, siis see on nagu minu jaoks olnud väga suur teekond, sest tänane koht, kus ma olen, on palju mõnusam. Palju mõnusam, sellepärast, et siin on kergus, siin on rõõm, siin on heaolu, siin on rikkus, siin on küllus, sellepärast, et ma elan oma elu omades tingimustes. Aga väga paljud inimesed ongi selles kohas kinni, kus nad ei näe, kes nad on ja miks nad siin on ja lõhuvad oma hinge. Nii et kui mina sain kõik need teadmised, siis mina annan need edasi. Et ka kes iganes selles mõttes on täna selles olukorras, kes otsib nagu seda kohta, ma ei taha seal olla, ma tahan midagi suuremalt elada, ma tahan midagi suuremat teha, aga kuidas, siis see kogukond saabki olema selline, et kus siis teeme 2 kohtumist. Hakkame tegelema nende alateadlike programmidega. Ühel kohtumisel võtame kindlasti ühe teema ette. Teisel kohtumisel jagame, et need on selles mõttes, need on nagu, et sa saaksid suuremat pilti. Ja 3. siis kohtumisel kutsume need naised, kes on siis tulnud välja täpselt samamoodi. Mis iganes terviseprobleemidest, mis iganes rasketest olukordadest ja teevad täna seda, mida nad teevad. Nii et minul on igatahes vaim valmis, et kes tahavad selle kogukonnaga liituda ja just sellepärast, et hakata iseendas väge nägema, iseenda potentsiaalis elama. Aga sa ei saa ennem oma potentsiaalis elada, kui sa ei näe teadlikult, mis on võimalik. Ja sa samas, kui su alateadvuses on veel mingisugused programmid, kus sa saboteerid ennast, kus sul tuleb hirm ette, siis seda julgust hakkamegi kasvatama. Seda julgust päriselt elada, sest see on see koht, mida inimesed kardavad. Inimesed on hästi tugevalt nagu on nendes kohtades, et ära tee seda, ära mine sinna, see pole võimalik, ma ei saa midagi lubada ja siis see mina istub seal ja nutab. Nii et kõik, kes siis tunnevad kutset, panen siia alla lingi, et teeme selle ka ära. Sest see on minu üks unistustest samamoodi, et kui ma olin seal kohas, ma tegin otsuse, et ma tulen välja 0 tabletti ja ma saan aru, mida siis inimhing kannab, kui ta on selles kohas, kus tal pole elujõudu, kui tal pole energiat, kus kohas ta kinni on. Ja need teadmised on mind toonud siia ju täna kohta, kus mul on lõpmatult palju energiat. Et täna ma ei tea seda kohta, vaid ma tean seda, et iga asi, mis on pinges, tuleb lõdvestada ja alateadvuses tuleb see nagu paika panna. Ja raha ongi see pool, mis siis inimestel on nagu kõige suuremad teemad. Need on kõige suuremad teemad, sest inimesed ei saa aru, kuidas raha liigub. Selleks on mul eraldi programm, kui sa tahad tulla, siis tule. Aga seal kogukonnas me hakkame lihtsalt väikseid samme sulle näitama, et sa ei peaks olema seal, kus sa täna oleksid. Vaid kui sa soovid suuremaid samme, siis võtta alati 1-1 töö, aga just see pool, et teeme selle kogukonna, kus me hakkame koos kasvama. Ja sest see on nii äge, et kui ma teen praegust rahakoolitust, siis kõik need rahatriggerid, mis praegust ülesse tulevad, on alati kõrgemaks heaoluks. Ja mina muudkui kaardistan ja muudkui aga annan grupile infot, kogu aeg annan grupile infot. Sest et inimesed
elavadki ellujäämises, elavad igapäevaselt ellujäämises ja ei märka universumi sõnumeid. Ja kui universum mingi moment siis need üles äratab, siis nad mõtlevad, mis mul viga on, onju. Tegelikult ei ole sul midagi viga. Sul on lihtsalt, sa pole enne ka tegelenud. Sa pole kunagi ennast märganud. Sa oled tegelenud kõigi teistega. Ellujäämises. Sa ei teagi, mis tähendab elamine. Rahus, rõõmus ja teha seda asja, mida su hing tahab. Nii et kõik, kes täna on selles kohas, et siplevad, siis teeme kogukonna, kus me saame nagu koos jagada. Siis ma lihtsalt peegeldan teile neid kohtasid, kus te kinni olete, sest väga paljud küsimused tulevadki sellest kohast, mida ma saan see pool, et elu on minu vastu, mul on täna see ja see, seda ma räägin rahaprogrammist täiesti detailselt, kuidas inimene ärkab. Ta ärkabki selles kohas üles, kus elu sakib. Ja siis ta saab aru, okei, ma ei taha seda, ma hakkan ennast kokku korjama ja tuleme ära teise tasandile, teisele levelile. Nii et kuna ma igapäevaselt nendega vastame, siis hakkame koos seda tegema. Siis on nagu see grupi energia ja siis inimesed saavad kõik kasvada. Ja alati on see pool, et me kõik peegeldame, me oleme kõik üks. Nii et sa saad lihtsalt suurema kasvu. Kui sa täna ei ole veel võimeline ja julgegi, inimestel ei julge, julgus on kõige suurem asi, nad ei julge sügavuti vaadata, sellepärast et iga programm, mida me sügavuti vaatame, siis see võib lüüa sinu energia natukene sinna kohta, kus sa tunned ennast kaaluta olekuna. Ja miks see on? Sellepärast, et kui sa oled terve elu elanud pinges, kas sa kujutad, et terve elu elad pinges, sul on kott seljas ja siis äkki see selgub uus tõde, siis inimesel tunnebki seda pearinglust, aga kui inimesel on nii palju lahendamata asju, siis tema alateadvus kardab, siis ta jookseb ruttu EMO-sse. Ja nüüd on see pool, et kas see EMO-arst on selline, nagu mul oli, kes siis tegelikult, nii nagu ma oma loos olen rääkinud, siis see kiirabiarst ütles seda mulle nagu väga selgelt ära, et kui te ei hakka tegelema oma emotsioonidega, uskumustega tema ei rääkinud, tema ütles, et oma emotsioonidega, siis te jäätegi siia meile helistama. Siis te jäätegi siia. Ma ütlesin, ei, ma ei taha enam teile helistada, ma ei taha teile helistada, ma tahan nüüd elada oma elu. Ja siis ta ütles need kuldsed laused, aga äkki te saaksite aru, et see, et teil on hirm, on teie sees vabastamata hirm. Ja siis ma ütlesin, okei. Nii et tegelikult, et täna on täpselt see koht, kuidas siis inimesed juhtuvad ja mis nende ajajoonele tuleb. Nii et kuna minu ajajoonele tuli siis selles mõttes see ingel, ehk siis see kiirabiarst oli minu jaoks ingel, kes ütles, et tegelege palun emotsioonidega ja meie saame rahulikult teha oma tööd, et teiega ei ole häda mitte midagi. Ja see pani mind nagu kasvama, mõtles, et issakene, kui palju ma kulutan nende aega ja ressurssi, aga tegelikult on veel palju hullemas olukorras inimesi, kes vajavad abi ja mina oma ärevusega ei saa hakkama. Et see on juba nagu, et see on see koht, kus ma võtsin nagu selle vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte. Et ma ei tüüta neid enam arste, kui ma nagu, sellepärast, et mul ei olnud häda midagi. Et kui ärevus tuleb üles, siis see on kehasõnum. Kehasõnum, kehas on mingi lugu, mida pole kuulatud. Nii et tegelikult on see enda enesearengusse minek üks kõige suuremaid asju, mida inimene saab teha, kõige suuremaid, sest siis ta tuleb välja sellest kannatusest ja saab aru, milline on päris elu. Ehk siis päris elu ei ole nagu see, et sa teed seda, mida sa ei taha. Ei, sa teed seda, mis teeb sind õnnelikuks. Ehk siis, ja see kogukond ongi mõeldud just neile inimestele, kes tahavad elada oma elu,
väärtustada ennast, olla õnnelikud ja terved, see on ainult need inimesed. Et sinna, selles mõttes, et see kogukond on just see koht, kus me hakkame koos kasvama veel kõrgemale ja see ei ole mõeldud inimestele, kes tahavad vigiseda, ädiseda, vaid need, kes tahavad lahendusi. Ainult need, kes tahavad lahendusi. Nii et me alustame 9. aprill, sinnani on aega veel, aga ma panen sulle siia, kes siis tahavad liituda. Hakkan selles mõttes ettevalmistusi tegema, et milleks siis rikkuda oma elu sinna kohta, kus sa oled ärevuses, vaid pigem see, et sa võiksid oma elu üles ehitada sinna, kus sa oleksid naine, sa teeksid seda, mida sa armastad ja oleksid mina ise. Nii et räägimegi kõigest nendest asjadest siis juba iga kuu. Nii et see on kuupõhine, sa saad olla, kui tahad, võid ära minna, see on selles mõttes täiesti vabatahtlik. See on lihtsalt see koht, et inimestel oleks koht, kus kohtuda, kindlasti saada uusi tutvusi, sellepärast, et mina sain läbi selle, kui mina olen täna oma enesearenguga tegelenud, ma olen saanud mega palju uusi ägedaid inimesi, mega palju. Ja see on üks nendest kohtades, kus siis inimesed saaksid kokku ja nad leiaksid täiesti uued sõbrad endale. See on minu arust väga äge. Ja selle koha ma loon nagu ära, et kõik, kes tulevad, saavad selles mõttes endale uusi ägedaid inimesi. Ja see maailm saab olema palju parem. Nii et kui sina valid ka selle, siis see on okei, ja kui sa ei vali, on ka okei, sest see ei ole see koht, kus ma ütlen, et sa pead tulema, sa pead kasvama, sa pead seda, sa ei pea mitte midagi, sa ei pea mitte midagi. See on see koht inimestele, kes tahavad elada õnnelikult, tervena ja rikkana, mitte selles mõttes, mitte ädiseda seal, mis neile ei sobi, et nad julgeksid olla päriselt mina ise. Nii, ühesõnaga, mina panen siia ja see on see koht, mida minu hing juba ammu on tahtnud teha, juba ammu, aga kuna kõik sammud on ikkagi, annab sulle looja nagu järjekorras, ennem tuli laval ära käia, saada veel julgemaks ja nii ongi. Nii ongi. Ja seda julgust on meil kõigile vaja, sest inimestel, kellel pole julgust elada, siis tegelikult mida nad kahetsevad elu lõpus. Mitte seda, mida nad tegid, vaid seda, mida nad jätsid tegemata. Ainult seda. Nii et mina ei jäta enam elus midagi tegemata. Selles mõttes mina loon järjest uuemaid ja ägedamaid asju ja see ongi see koht, et kui kas sa oled selles pinges, oled selles töömustris ja ühtegi loovust pole, või sa see koht, et su loovus on läinud lahti ja sa muudku aga siit nurgast, sealt nurgast kogu aeg tahad midagi tegutseda. Nii et ka see on võimalik, et sa lihtsalt tunned, inspiratsioon tuleb, ma tahan seda teha. Nii et seda ma jagan ka rahakoolitusel, kes siis mida tahab, et kõik on nagu võimalik. Täna on kõik võimalik. Täna ei ole enam seda kohta. Täna on ainult see, kui sa valid iseenda. Kui sa valid iseenda, sa saad täna elus absoluutselt kõike. Sinu ajajoon hakkab muutuma, sinu elu muutub, sinu tervis muutub. Nii et ma olen seda näinud. Ma ei ole võtnud ju ühtegi seda medikamenti ja just sellepärast, et muuta oma reaalsust. Ja minu reaalsus on muutunud täna täielikult. Aga lihtsalt, et inimestel oleks nagu ka uusi võimalusi näha, mis on võimalik, siis seda me hakkamegi tegema. Sest täna ma nagu näen nende kohtumiste põhjal, kellega ma suhtlen, et nad ei näe uusi võimalusi. Nad mõtlevad, nad peavad minema uuesti tööle, aga nad ei näe uusi võimalusi. Nii et selle koha ma nagu tahan teha, et inimesed hakkaksid nägema uusi võimalusi. Sest see loob alles selle koha, kus ta hakkab nagu liikuma oma täispotentsiaale. Kui sa ei näe uusi võimalusi, siis sa ei tea, kuhu edasi liikuda. Nii et selle koha me parandame.
nii et mõnusat päeva sulle ja tead, kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Armastan ja kallistan teid. Tšau!